Tere tulemast kuulama Vikerraadio reedest intervjuud. Mina olen saatejuht ajakirjanik Anvar Samost ja järgmise natuke vähem kui tunni aja jooksul vestlen siin Vikerraadio otse-eetris Ken-Marti Vaheriga. Tere! Tervist! Ken-Marti Vaher, te olete mitmekordne endine Riigikogu liige, endine justiitsminister, endine siseminister ja küllaltki aktuaalselt ka endine erakonna peasekretär. Et Eesti elust olete siiski avalikust elust olete viimased aastad päris kaugel olnud. Mismoodi see Eesti pilt nagu selliselt kogemus ja muult distantsilt hetkel paistab? No Eesti pilt paistab tegelikult teatud elementides parem kui Euroopa südamikus. Ehk siis Eestis on hämmastavalt turvaline võrreldes Lääne-Euroopaga. Kujutage ette sellist graafikut, mida tõenäoliselt paljud kuulajad on ka näinud, eks ju. Lääne-Euroopa, mis 30 aastat tagasi tundus ju olevat turvaline paik kogu maailmas. Inimesed käisid rahulikult tänaval ringi, uksi ei olnud praktiliselt vaja lukustada ja nii edasi. Eestis plahvatasid pommid 90 aasta keskpaigal. Täna me oleme jõudnud siis selle 30 aastaga paari põlvkonna jooksul vastupidisse olukorda, kus Eestis ei lukustata enam uksi mingites külades, eks ju. Inimesed tunnevad ennast rahulikult tänavatel. Ja Euroopa suurlinnades toimub ju ausalt öeldes selline möll, et ei usuks, kui ei ole ise käinud. Nii et ma ütleks, mingeid elemente vaadates Eestis on tore, hubane, rahulik, turvaline, aga loomulikult on asju, mis võiks olla paremini. Aga mis me sellest kriitikas, selleks on meil kogu see tund aega, et võtta rahulikult ette erinevaid valdkondi. Jah, et ma küsikski siis kohe, et kas Eestis on seda turvalisust piisavalt, et kui niimoodi Eesti meediat näiteks jälgida ja poliitikute ja ametnike, aga ka ajakirjanike sõnavõtte, siis aeg-ajalt tundub, et see turvalisust ei ole ikkagi piisavalt. Et juhtub midagi, mingi õnnetus, mingi kuritegu ja siis leidub terve rea inimesi, kes ütlevad, et et selleks, et nüüd Eesti inimeste turvalisust parandada, tuleks üht või teist vabadust piirata. Et meil on seda vabadust ikka liiga palju, et siin inimesed kasutavad seda kurjasti ära, aga kui me kehtestaksime nüüd siin paar veel mingit seadust, mingit keeldu, et siis läheks elu veel paremaks. Ja see, mida te kirjeldate, on ju väga täpne ja kahjuks peab tõdema, et kogu selle viimase dekaadi on ju need suundumused Euroopas süvenenud, kus tegelikult see safe sõna, turvalisuse sõna on olnud loosungina paljudel keelel ja seda on toodud siis erinevaks ettekäändeks. Kahetsusväärselt, kui me vaatame tagasi ka 5 aasta tagusesse koroonakriisi, eks ju, siis seal oli kuulda ju seda turvalisuse juttu väga palju. Ja mulle endale tundub, et vabaduste õgvendamine sai tegelikult sellest koroonakriisist teatud määral sellise hoo sisse, mida tänapäeval aastal 2025 ei suuda väga palju peatada. Kui te mäletate, siis kõik see, mida ju riik tegi, lukustas ühiskondi, pani koole kinni, määras inimestele erinevaid sundusi peale, seda kõik põhjendati sellega, et turvalisus. Inimeste peale peab mõtlema, ei ole ju võimalik teistmoodi, kui inimest peab kaitsma tema enda eest. Ja täna vaadates sellele kõigele tagasi, aga oli hulk teadlasi, oli hulk arvamusliidreid tegelikult selge vähemus loomulikult, kes ütlesid juba aastal 20, 21, 22, et vabandust, et ühiskondade lukustamine on hullumeelsus, ärge tehke seda, eks ju. Kommunistlikust Hiinast pärit sammud, mida siis Euroopa tuli hingeliselt kahjuks üle võttis ja väga kiiresti võttis üle ka Ameerika, eks ju. Mäletame seda 20. aasta, ütleme, selgelt nagu transiseisundit, mida siis tegelikult maailmas sai valdavaks. See tegelikult tõi kaasa selle, et viiruse poolt tekitatud kahju oli väiksem kui inimeste endi tekitatud kahju kõik võimalike sunduste, piirangute ja muuga. Ma ise mäletan 2020. aasta algust, kui need esimesed piirangud tulid, ma mäletan, ma kirjutasin ühe arvamusloo
mõtlesin ise, ma olen väga skeptiline, väga pessimistlik, et ennustasin, et kui see viiruse laine läbi saab, et selleks ajaks on kindlasti tekkinud selge risk, et osa nendest kehtestatud piirangutest võivad kehtima jääda, ükskõik millised siis. Midagi uudus lõpetasin niimoodi, et tahaks väga loota, et kõik need vabadused on meil siis pärast selle haiguse lahkumist alles, mis meil ka praegu on. Ja nüüd tagantjärgi võttes, et mingis mõttes jah, et seadusandlikul tasandil Eestist rääkides ongi alles, aga hoiakud on ikkagi väga olulisel määral nagu muutunud, et see nagu vabaduste kadu või vabaduste õgvendamine, nagu te ütlesite, et see ei tulnud mitte niivõrd läbi seaduste muutmise, kuigi seda oli ka. Kuivõrd see tuli nagu läbi poliitikute, ametnike ja mingil määral ka avalikkuse hoiakute muutuse. Jaa, täpselt õige. Teiselt poolt, vaadates seda nüüd positiivset poolt, ma arvan, et paljud inimesed said ka endale teatud sellise nagu äratuskella või nagu mingil määral hakkasid tajuma, et vaadake, kui õhukene on see piir, kus see tsiviliseeritud, lipsustatud tsiviliseeritus võib langeda hästi kiiresti barbaarsusse, eks ju. Eks see sama näide, mis me rääkisime sellest ühiskondade lukustamist ja kõikidest nendest niinimetatud koroonameetmetest, mille kahju on mõõtmatu ja mida tegelikult, millised haavasi siis lakutakse siiamaani erinevates ühiskondades maailmas. See on andnud meile paljudele mõtlejatele ja inimestele, kes vabadust hindavad, eks ju, andnud nagu selge indikatsiooni, et peab olema väga tähelepanek ja ettevaatlik, et mitte uskuda neid jutte pimesi, mis ütlevad, et me peame tegema neid asju turvalisuse nimel. Meil ei ole mitte midagi muud teha. Riik peab võtma teil vabadusi vähemaks ja õigusi vähemaks, peab seadma ühte piirangut, teist piirangut, suurendama digitaalset jälgimist ja kõike nii edasi. Ma arvan, et inimesed on ettevaatlikumad, sest nad on saanud väga tugeva praktilise kogemuse ja võtame sellise näite. Ma arvan, et paljud mäletavad Great Barrington Declaration, suur Barringtoni deklaratsioon, millele kirjutas alla üle 100 000 arsti, teadlase üle maailma, kes siis hoiatasid ühemõtteliselt 2020. aasta sügisel, et ärge lukustage ühiskonda, ärge seadke piiranguid, sest viirus selliselt ei püüa, kotiga pole võimalik püüda. Selle algatasid mäletatavasti 3 Inglise ja Ameerika tunnustatud professorit. Tänaseks on mitmed nendest juhtivatel positsioonidel Ameerikas ja nende põhiline sõnum oligi ju see, et andke andeks, meil ei ole võimalik teha ratsionaalseid juhtimisotsuseid riigi tasandil emotsioonidele ja hirmule tuginedes. Aga täpselt see oli, mis toimus aastal 2020. Kahjuks see, mida te praegu just kirjeldasite, hoiakute mõttes on see hirmu õhustik ikkagi mingil kujul jätkunud. Jah, koroonakriis on selja taga, aga nüüd on ju, räägitakse hoopis teistest kriisidest ju. Ja põhjendatakse mingite teiste kriiside ja võtame näiteks selle nädala viimase arengu, mis toimus Euroopa Parlamendis ja ka Euroopa Nõukogus. Nüüd minnakse ju, kujutage ette, Euroopa on sisse seadmas chat-kontrolli. Ehk siis tahetakse hakata piirama inimeste digitaalset toimetamist siis internetimaailmas ja sotsiaalmeedias ja põhjendatakse seda loomulikult sellega, et on vaja kedagi kaitsta. Turvalisust on vaja suurendada. Inimeste sotsiaalmeedia tegevust on vaja ohjeldada. Ja see on täpselt see sama retoorika, mida me oleme kahjuks juba kuulnud. Ja mõnes kohas on see juba nagu tegelikkuseks saanud, et Austraalias kui ma nüüd õigesti aru saan, siis enne seda, kui pillikult öeldes midagi guugeldama asuda, siis oma vanuse tõestamiseks tuleb ennast isikut tõendada. Ega Eestis me väga kaugel Euroopa Liidu liikmena sellest ei ole, et siin on ju käinud plaan, et samamoodi sotsiaalmeedia kasutus alaealistele tuleks ära keelata. See ei ole küll kuhugi jõudnud veel, aga plaanid on. Ja mida see tegelikult tähendab, on see, et ka need inimesed, kes on näiteks 55 aastat vanad, peavad selleks, et sotsiaalmeediat kasutada ennast iga kord siis nagu isikustama hakkama selle sotsiaalmeedia teenuse pakkuja juures, mis tähendab seda, et iga kord, kui ma ei tea, pilgult öeldes avan Instagrami ja tahan sealt oma, sõprade pilte vaadata, siis ma pean, sisestama mingisuguse koodi või tõendama oma isikut mingi muul moel, sellest jääb jälg maha jälle. Milleks seda vaja on, väga raske mõista. Ma arvan, et see kahjuks see märksõna, milleks seda vaja
on suurem kontroll. Ja eks me jõuame siin sellise arhailise teema juurde, milleks on võimu vastandumine üksikisikule, eks ju. Ehk siis võimul on suundumus ja võimul olevatel persoonidel on alati suundumus oma kontrolli ja voli suurendada. Ja loomulikult tuleb see kellegi arvelt ja see tuleb üksikisikute arvelt. Nii et kõik need suundumused, mida me maailmas näeme, kommunistlik Hiina on suurepärane näide sellest, millist kahju on võimalik ja millist kontrolli on võimalik ühiskonna üle saavutada moodsate digitaalsete vahenditega. See hirmutaval kombel on imbumas sisse ka läänemaailma. Ja nii nagu me mainisime, eks ju, 20. aastal Hiina eeskujul võeti üle ühiskondade lukustamine mõnes kohas totaalsem, mõnes kohas natuke vähem totaalsem. Nüüd me näeme, et digitaalse kontrolli jäljed ja digitaalse kontrolli püüdlus on jõudmas Euroopasse. Ja ausalt öeldes üldse ei tahaks sellist ühiskonda, üldse ei sooviks. Ma arvan, et see on iga mõtlevale inimesele selline punane rätik. Ja jällegi, kui keegi ei usu, kui on umbuslike, alati tuleb olla umbusslik ja skeptiline, siis vaadake, mis Hiinas täna toimub, eks ju. Hiina riik, me teame, mis ideoloogia selles riigis valitseb, eks ju. Hiina riik on paigaldanud minimaalselt 500 miljonit kaamerat, millega on loodud üle hiinaline jälituskaamerate süsteem. See tähendab, et praktiliselt üks kaamera iga 3 isiku kohta selles ühiskonnas. Sisse on seatud sotsiaalne krediit, mis on reaalsus ja praktika igapäevases elus inimestel, kes oma sotsiaalset krediiti ei täida, kes siis piisavalt krediiti ei ole kogunud, selle õigusi piiratakse ja piiratakse silmapaistvalt. Ja loomulikult peamiselt on see suunatud võimukriitikute vastu. See on nagu niivõrd ilmselge, et see on see väike vähemus, eks ju, kes julgeb ja on julgenud alati vastu panna, aga nüüd, et teha seda neile veelgi ebameeldivamaks, siis minnakse inimeste elude kallale. Ja see on see digitaalne nii-öelda, ma ütleks düstoopia, kuhu kahetsusväärselt mingid ühiskonnad on liikumas. Aga vabas ja demokraatlikus õigusriigis, nagu enamus Euroopa riike seda on, ei tohiks selline asi võimalik olla. Täpselt õige. Me kõik eeldame, et ei tohiks see tõesti olla võimalik, aga vaadake, aastal 2021 me nägime, kuidas see oli võimalik. Ja igasugused kriisid on ilmselgelt ettekääne seada sisse nii-öelda erakordseid meetmeid. Aga ma ütleks, et jah, võib-olla see kõige ebameeldivam osa siin on just nimelt hirmu ühiskonna nagu suurendamine. Ma toon veel ühe näite, mis on minu arust väga valus teema Euroopas täna. See on loomulikult vihakõne. Eks see nii-öelda hate speech. Vihakõne on täna halvamas normaalselt toimivat vaba ühiskonda Suurbritannias ja Saksamaal näiteks sellisel määral, et inimesi pannakse reaalselt vangi. Hord politseinikke tulevad inimeste uste taha vara hommikul, et konfiskeerida nende arvuteid ja viia inimesed siis kinnipidamise asutusse sellepärast, et nad on tweetinud midagi, mis võimudele ei sobi. Või mis on siis konkreetsele regulatsioonile mitte vastav. Kas te kujutage ette, millises seisus me siis Euroopas nüüd täna oleme? Igapäevaselt on võimalik lugeda selle kohta, mis toimub Suurbritannias. Igapäevaselt. Kuidas inimesi tweetide eest ahistatakse, piiratakse, vangistatakse, trahvitakse ja nii edasi. Ja see ongi siis nüüd see sõnavabadust hindav vaba ühiskond ja demokraatlik ühiskond, mida me ju eeldame, et Euroopa peaks olema. Aga kahjuks see reaalsus on täna aastal 2025 juba hoopis teine. Sõnavabadus ainus mõte, põhimõttena saabki olla see, et inimesed saaksid öelda asju, mis on kellelegi ebameeldivad. Et kui sõnavabadus seisneks selleks, et me saaksime üksteisele öelda ainult meeldivaid asju, et siis vist see oleks mingi muu asi. Ja kõige kummalisem ju selle juures ongi see, et liberaalideks nimetavad isikud erinevates riikides on väga palju kaugenenud nendest põhimõtetest, mida, ma arvan, John Stuart Mill fikseeris oma suurepärases essees On Liberty, kus ta ütles, et kui kas või üks inimene on teisel arvamusel kui enamus, siis on sellel ühel inimesel õigus
oma arvamusele ja tema vaigistamine on väär. Täpselt sama väär, kui see üks inimene, kes saab näiteks võimule, vaigistaks selle enamuse, kes temaga ei nõustu. Nii et siin ei olegi ju mingit muud küsimust, kui kogu maailmas, või ütleme Euroopas eriti, võtta au sisse Ameerika põhiseaduse esimese paranduse siis põhimõte, ehk siis sõnavabadus on täielikult kaitstud. See peaks Euroopas olema püha, aga kahjuks ta seda ei ole, mis on jällegi positiivne. Et Eestis ei ole 15 aasta jooksul paljudest katsetest hoolimata õnnestunud vihakõne seaduseks vormida. Aga negatiivne aspekt on muidugi selles, et Brüssel pidevalt nõuab Eesti käest seda ja ähvardab meid ka trahvidega. Ja seda on toonud ju siin ka niinimetatud liberaalsed poliitikud põhjenduseks, et miks me mitte mingil juhul ei saa jätta seda seadust vastu võtmata. Seda on proovitud teha 3-4 korda. Ma väga loodan, et Eesti jääb oma seisukohtadele kindlaks, see tähendab, et Eesti parlamendis ei leidu enamust, mis selle absoluutselt vildaka seaduse võiks vormida siis reaalseks aktiks ja me õpime nendest tohututest vigadeks, mida on tehtud Saksamaal, UK-s, Prantsusmaal ja mitmetes teistes Euroopa riikides, kus tegelikult sõnavabadus on selgelt kadumas. No ma tahaksin kahte asja siin veel täiendada, et esimene on see, et ega see küsimus ei ole suugi mitte ainult liberaalsetena ennast määratlevates poliitikutes, näiteks Suurbritannia näitel, et kõige rajumad koroonaaegsed piirangud tegelikult ju Suurbritannias viis sisse peaminister Boris Johnson, kes minule oli tuntud pikka aega kui erakordselt klassikaliste liberaalsete vaadete kandja ja pärast teda ju erinevad Suurbritannia valitsused nii vasakult kui paremalt on enam-vähem samasugused asju seal teinud, kui rääkida välismaistest näidetest, et pigem ju asi on selles, et on mingisugune nii-öelda eliit, mingisugune ametnike ja poliitikult omavahel läbi põimunud kiht, kes siis ei evigi sellist klassikalises mõttes selget maailmavaadet, et nad nimetavad ennast ühel või teisel viisil, aga need otsused või need valikud, mis tehakse, need on vaatamata valitsuste ja erakondade vahetumisele suhteliselt sarnased. See on õige. Ja jällegi hirmul on väga suur roll. Sellisele nii-öelda emotsionaalsel ülereageerimisel on väga suur roll, sääraste regulatsioonide sisseseadmisel, nii nagu te tõite ka näite Suurbritanniast. Tõesti, Boris Johnson allus, ma ütleks sellisele hirmumassile ja tegi need otsused, mis lõpuks viisid taga võimult. Sest silmakirjalikkus tuli väga kiiresti esile, et oli teatud kontingent ühiskonnas, kellel olid lubatud piirangute rikkumised ja kõik ülejäänud ühiskond pidi alluma nendele pöörastele, piirangutele, millega inimesed reaalselt kannatasid ja kaotati ka elusid. Nii et miks ma tõin just selle niinimetatud liberaalseks nimetatavate poliitiliste jõudude näite? Marksistlikelt sotsialistidelt kõik ootavadki või kõik teavad, et nende arusaam ühiskonnast ja riigist on sundusele suunatud. Ja marksistide, mis kahjuks jällegi Euroopas ja Ameerikas ka võtavad noorte seas võib-olla rohkem nagu kandepinda, marksistide põhiline käsitlus on ju väga lihtne. Riik teab, inimene on rumal. Riik teab, kuidas inimene peaks oma elu elama, millega ta peaks sõitma, mida ta peaks isegi tarbima ja nii edasi, aga inimene ei suuda oma elu, reguleerida. Kuulge, aga see ei ole mingi marksistlik põhimõte, et me näeme seda siin Eestis igapäevaselt, et riik, ükskõik kes teda esindab, kas poliitik või ametnik, tema alati teab ja ta teab, kuidas inimesele hea on, kas inimene peaks sööma saia või inimene ei peaks sööma saia, kas ta peaks sõitma autoga või ta peaks sõitma autoga, pilgudes kuni selleni, mis kell ta peaks tööle minema või kooli ja ma ei tea veel 100 asja veel, et umbes kuidas ta oma kodus peaks midagi tegema, kuni selline välja. Ja, aga ma arvan, et see ongi marksismist alguse saanud põhimõte ja väga lihtne libastumistee. Sest kui me mõtleme jällegi
selle peale, milleks siis riik üldse loodud on. Ta on loodud selleks, et kaitsta üksikisikute vabadusi ja üksikisikute eneseteostamise õigust. Ja peaks olema nüüd digitaalses moodsas ühiskonnas väga selge arusaam. Inimesed peavad kõike teadma võimust ja riigist ja võimu juures olivatest. Võimud ei pea teadma oma ühiskonna liikmetest sisuliselt midagi. Või kui ta teab, see peab olema, need peavad olema väga selged, defineeritud erandid ja tõesti erandid. Täna kahjuks digitaalses moodsas maailmas igasuguste regulatsioonide rägastikus me liigume täpselt vastupidisse olukorda, kus võimu juures olijad, nii nagu te ilusti õigesti viitasite, arvavad, et nad on eksimatud, seavad üha suuremaid piiranguid, arvavad, et inimesed ei saa oma eludega ise hakkama ja ahistavad sellega kogu ühiskondlikku, no nii debatti, heaolu, majanduse toimimist ja nii edasi. Reedene intervjuu. Kuulate Vikerraadio reedest intervjuud. Mina olen saatejuht ajakirjanik Anvar Samost ja koos minuga on siin Vikerraadio otse-eetris Ken-Marti Vaher, endine sise- ja justiitsminister, mitmekordne Riigikogu liige. Rääkisime siin vabadustest ja sellest, missugused on suundumused või on olnud suundumused reaktsioonina erinevatele hirmudele ja kriisidele vabas maailmas ja Euroopas. Eesti selles kontekstis ju paistab päris hea välja, et mitte ainult turvalisuse mõttes, kus me alustasime, vaid ka nende samade vabaduste mõttes, et see sama näide, et seda vihakõne piirangute komplekti pole Eestis õnnestunud poliitikute vastuseisu tõttu rakendada ajakirjandusvabaduse kallale, ei ole Eestis mindud võrreldaval viisil näiteks, ma ei tea, ka mõne meie naaberriigiga ja veel terve rida muid asju, et võib-olla sellise kõige reljeefsema näitena võiks öelda seda, et eestlane on ka väga skeptiline näiteks uskuma kliimakriisi, mis on siin kohati võtnud sellise ideoloogilise poolreligioosse mõõtme lääne ühiskonnas. Et Eestis on asjad tegelikult paremini, et meil on siin poliitikutel siiski selgroogu, iseseisvust ja avalik arvamus loeb ja see on ju kõik tore. Ja isegi koroona ajal meil olid piirangud oluliselt väiksemad kui ma ei tea, näiteks Saksamaal. Aga muidugi suuremad kui Rootsis. Nii on. Tähendab, ma julgeks võib-olla esitada nagu sellise hüpoteesi, et Eestis on tõesti läinud hästi teatud arvamusliidrite vastuseisu tõttu, teatud poliitikute vastuseisu tõttu kehtestada Eestis sarnaseid piiranguid ja regulatsioone, mida on teinud mitmed teised Euroopa riigid. Et jah, meil on läinud paremini, aga see jää on väga õhuke ja libastumine teises suunas on võrdlemisi kerge tulema. Ja ma arvan, et me peame kõikide vahenditega kaitsma neid õigusi, mis on inimestel ja austama põhiseaduses kirja pandud, mis ütleb ju väga pika loeteluna inimeste põhiõiguste ja põhivabaduste kohta väga paljudki ja väga sisukat. Näiteks sõnavabaduse osas Eestis on ju selge käsitlus siiamaani olnud ja ma loodan, et seda kunagi ka ei muudeta, mis on üsna sarnane Ameerika Ühendriikide esimese parandusega, nüüd mitte küll põhiseaduse tasandil. Põhiseaduse tasandil meil sellist kaitset ei ole, aga siin viidatakse karistusseadustikule, karistusseadustik on Eestis minu hinnangul täiesti piisav, ainult kui on olemas vahetoht, otsene vahetoht on võimalik minna tegelikult sõnavabaduse kallale ja need on äärmiselt erandlikud juhtumid. Teistel kordadel ei saa inimesi tsenseerida ja ammugi mitte kriminaalkorras karistada. Nii et meie oleme hoidnud ainult teatud isikute vastupanu tõttu, kellel on õnnestunud ka põhjendada, argumenteerida oma seisukohti, sellist ikkagi keskmiselt vabamat seisu kui mitmedki teised Lääne-Euroopa riigid, keda me oleme siiamaani seadnud eeskujuks. Tundub, et praegu on ka maailmas tervikuna need asjad pigem vastassuunas liikumas võrreldes selle perioodiga, mis oli seal aastatel 2018, 2022, et sellest samast rohepöördest või siis kliimapoliitikast rääkides, et Ameerika Ühendriigid on kiiresti sellest kas loobumaas või tegelikult juba loobunud. Euroopas on Euroopa
Liidu liikmesriikide seas ilmselt välja kujunemas mingit sorti enamus, kes vähemasti on skeptiline selles suhtes, et kas maksudega on võimalik kliimamuutust ümber pöörata. Et need on ju kõik positiivsed märgid. Jaa. No tegemist on CO2 pöördega, et rohe on see ilus loosung, mis sinna külge on kleebitud. Reaalselt käib jutt CO2-st, eks ju, sellest nähtamatust gaasist, mis moodustab atmosfäärist 0,04%, sellest 0,04%-st maksimaalselt 10% on inimtekkeline ja sellest 10%-st maksimaalselt 10% nii-öelda imiteerib Euroopa Liit oma 500 miljoni elanikuga. No, et kui te nüüd need numbrid, kui te panete nüüd need numbrid mingisuguse mõtestatud reaalsesse konteksti, siis ma arvan igaüks ju saab aru, kui absurdsest asjast üldse räägitakse. Ja absurdsest just nimelt selle tõttu, et CO2 põhjendusega tahetakse tulla inimeste elude kallale, tahetakse öelda meile ette, mida me peame sööma, kui palju duši all käima, millisel aasta ajal, kui üldse minema reisima, millise sõiduvahendiga sõitma ja nii edasi ja nii edasi. Ja veel peale selle tahetakse nende samade põhjendustega sisuliselt ju hukata reaalne majandus. Ja kahjuks, jah, Euroopa on täna liikunud selgelt allakäigu suunas maailmas, konkurentsivõimelt jäädakse kordades alla Ameerika Ühendriikidele. Ma ei hakka isegi idapoolsematest riikidest, Hiinast ja Indiast rääkima, eks ju. Ehk siis võrdlus Ameerika ja Euroopa vahel saab olla meie põhiline mõõdupuu ja siin ei ole Euroopal kahjuks mitte midagi ette näidata, välja arvatud suurepärased loosunglikud väited CO2 ohjeldamisest ja kotipanekust, aga majandus kiratseb ja inimesed saavad üha rohkem kannatada, kui säärased piirangud kehtestatakse. No mida peaks Euroopa tegema? Euroopa ei ole tervik loomulikult, et siin on vaatamata kogu sellele nii-öelda Euroopa Liidu integreerituse tasemele on suured riigid, Saksamaa, Prantsusmaa, suured majandused ja väiksemad, aga väljakutsed on kõigil samad tegelikult, et kui me vaatame Ameerika Ühendriikide poole, konkurentsivõime osas on pilt väga halb, aga tuleme natuke lihtsamate, elulisemate näidete juurde, et elektri hind erineb sõltuvalt osariigist Ameerika Ühendriikides vist kuskil 4 korda, maagaasi hind erineb vist lausa 6 korda, ühesõnaga energiasisendide hinnad ei ole mitte, 20-30% erinevad, vaid nad on 4-6 korda erinevad, et see tundub kaunikest lootuset olukord, et ega sellise, kuidas öelda, eeldusega ei olegi ju võimalik Ameerika Ühendriikidele kuidagi järgi jõuda. Nii see on, väga õige, energeetika ongi ju põhiline, see on niivõrd oluline sisend kogu majanduse toimimisele ja kui energeetika hinnad hüppavad lakke, nii nagu on see jällegi toimunud sellistes riikides nagu Saksamaa, kes vabatahtlikult, enesetappelikult lasi õhku uskumatult kenasti toimivad, eks ju, energiaallikad ja Suurbritannia, kus on praegu vist Euroopa kõige kõrgemad elektri hinnad, siis ei saagi ju midagi teha, kui on säärane suhtumine, eks ju. Et põhiline ongi kõigepealt aru saada, et vabandust, aga niinimetatud taastuvenergia ei ole lahendus. Ühiskonnad on ja need ühiskonnad, mis on ratsionaalselt käitunud, ei tee seda, et lasevad sisuliselt puruks vanad energiakandjad ennem seda, kui uued ei ole üldse hakanud isegi toimima. Peale selle tuul ja päike ei kata energiavajadust kaugeltki mitte. Vähemasti meie laiuskraadil. See on sisuliselt võimatu. Ja see on võimatu, seda on näha ju Euroopa erinevates riikides. Energiavajadus on äärmiselt suur, aga on jällegi selge, et teatud ideoloogid, eks ju, kes kannavad sellist jällegi marksistlikku käsitlust, väga palju õhutavad seda ja annavad sellele kogu olukorral ka tagurpidise käsitluse. Ehk siis, vabandust, aga me ei peagi ju arenema. Majandus ei peagi ju liikuma edasi. On ju degrowth vaja tekitada, ehk siis tasalülitamine ja milleks üldse nii palju tarbida, eks ju. Et ma pean, kui kõike seda kuulda, see arrogantsus on muidugi silma paistev, vaadates eriti loomulikult nende inimeste otsa, kes peavad iga päev otsaga toime tulema ja otsaga kokku tulema. Energeetika hind nende inimeste toidulaual on niivõrd suure osakaaluga, et ilma reaalseid lahendusi pakkumata Euroopas ja energeetikat korda saamata ei ole võimalik seda majandust tõusule viia.
Aga mida Eesti, räägime Eestist, et mida Eesti peaks selles olukorras ette võtma, et ega tegelikult ju väga keeruline on minna näiteks peaministril Euroopa ministrite nõukogu kohtumisel öelda, et Eesti ei ole nõus sellega, teisega, kolmandaga, tehke kõik teistmoodi, Saksamaa on rumal, enesetapjalik, Prantsusmaa ei saa millestki aru, eks ju, see ei ole vist väga nagu tulemuslik. No kõik algab ju põhimõttelistest hoiakutest, eks ju. Põhimõttelised hoiakud algavad ratsionaalsetest kaalutlustest. Et see kõige kehvem lugu ongi, et kogu seda kliimakriisi iseloomustab väga suur emotsionaalsus. Ma julgeks öelda isegi mitte poolreligioossus, vaid religioossus, teatud sektantlik käsitlus sellest, mis asi on saatanast. CO2 on kuulutatud saatanast pärit produktiks või gaasiks, mille peame igal juhul kotti püüdma. No siis on vaja kotti püüda ju kõik hingavad inimesed, sest CO2 emiteerime me kõik. Aga see ei anna meile kahjuks nõu, et mida peaks piltlikult öeldes hüpoteetiline Eesti peaminister või keskkonnaminister või energeetikaminister kuskil teiste Euroopa kolleegide seas ütlema või tegema? No ma arvan, et see kõik algab loomulikult koostööst, et kui me Euroopas räägime, siis koostöö ja sarnaseid käsitlusi omavad valitsusjuhid on suur jõud. Nüüd, aga kõigepealt me peame aru saama, millised on reaalsed faktid, eks ju, nagu reaalne fakt, mis on täna laual, on, et energeetika vajab tegelikke toimivaid lahendusi. Et toimivad lahendused ei ole see, kui lõhutakse ära vana ja asemele tuuakse need energiaallikad, mis tegelikult energiavajadust ei rahulda. Nii et sealt hakkab tegelikult nendest põhihoiakutest nagu asi pihta. Kui need põhihoiakud on saanud selgeks ja vaadatakse faktidele otsa, siis saab teha juba regionaalset koostööd, eks ju, sarnast käsitlust omavate riikidega ja kindlasti tuleb hinnata meie oma ressursse. Eestis on olemas ressursid, mida on võimalik kasutada ja ma arvan, et see on asi, millele tuleks samuti vale häbita otsa vaadata. Kas kuskil Eesti lähiajaloos on võimalik kindlaks määrata mingi selline punkt, kus Eesti unustas oma rahvuslikud huvid, kas või kitsalt majanduslikus mõttes ja ei esindanud neid enam suhtluses teiste Euroopa riikidega? Et mingil hetkel kindlasti Eesti käis ja rääkiski väga selgelt, kui seda vana väljendit kasutada, et Moskvas seda sama, eks ju. Aga nüüd mulle tundub, et käiakse kuulamas ja siis, nagu on mitmed poliitikudki öelnud, et Eestis rakendatakse neid samu Euroopa regulatsioone veel 20% igaks juhuks kangematena, kui Euroopast nad üldse tulevadki. No selline tunnetus või taju on paljudel, eks ju, kes on kokku puutunud nende otsustusprotsessidega ja see ülim agarus. Aga kus see muutus tuli? Kus see juhtus nagu? Seal peab olema mingi ühiskondlik põhjus. Nagu ei olnud ju niimoodi, et ühel hetkel inimesed muutusid teistsuguseks. Inimesed ei muutu jah nii kiiresti, see on täiesti õige. Ju siis ikkagi teatud ametkonnad ja ametnikud, eks ju, kes pidasid oma kohustuseks olema väga regulatsioonide kesksed ja võtma üle kõik, mis võimalik ja võib-olla veel natukene rohkemgi, said oma tahtmise. Ja sellest need hoiakute muutused ka tekkisid ja eks pidevalt vaadake Eesti ühiskonnas, mis on üks probleemne osa, on, et kogu aeg sisendatakse meile ka juhtimise ja otsustamise tasemel. Me oleme ju nii väikesed. Meist ei sõltu ju mitte midagi. Peaasi, et me ellu jääme. Teatud selline mentaalne hirmu õhustik ja alateaduslik kompleks, et me tõesti oleme nii väikesed, et jumala pärast, et nüüd meie pärast midagi ei jää tegemata või jumala pärast, et meile nüüd näpuga ei näidata. Selle asemel saada aru, et regionaalselt Eesti on loomulikult pisikene, aga me saame olla mõjukad siis, kui me teeme koostööd oma regiooni tugevate jõududega. Ma arvan, et Poola riik on Eesti jaoks selline jõud, millega tuleks vägagi arvestada ja vägagi koostööd teha, Baltikumist rääkimata, Põhjamaad loomulikult. Ja kui kogu see Põhja-Ida regioon kokku panna, siis see on jõud, millega Lääne-Euroopa peaks arvestama ja ka Brüssel. Ja kui selles regioonis ratsionaalsus ja mõistlikkus saab üha rohkem ausse sellise sektantliku ja emotsionaalse suhtumise ees,
siis ma arvan, et tulevik ei ole nii nukker, nagu see täna tundub. Reedene intervjuu. Jätkame Vikerraadio reedest intervjuud. Vikerraadio otse-eetris saatejuht Anno Samost ja külalisena Ken-Marti Vaher. Rääkisime siin ametnikest ja poliitikutest. Ametnike käes on järjest rohkem võimu. Ja tundub ka see proportsioon ikkagi järjest kasvavat, et Riigikogu ammugi ei ole see koht, kus tehakse olulisi otsuseid, mulle tundub. Vähemasti mitte liiga tihti. Riigieelarve aasta tähtsam seadus on dokument, mida enamus Riigikogu liikmeid täiesti ausalt tunnistab, et nad ei loe, kuna nad ei ole võimelised sellest aru saama ja kui nad tahaksidki mingeid muutusi teha, siis see on koostatud sellise mudeli alusel, et sellest ei käi nagu üksiku Riigikogu liikme jõud üle. Ma arvan, et paljudes viimase aja sellistest vabadust ja turvalisust käsitlevates näidetes on meil näiteid sellest, kuidas ametnikud on ministrile pannud ette mingi eelnõu, millest toob nagu midagi aru ei saa, näiteks siseminister Taro on jäänud mitmel korral sellise õnnetuse alla ja alles hiljem, kui avalikkuse reaktsioon osutub väga teravaks, siis minister läheb vaatab, et mida need ametnikud talle ette andnud on. Et ega teisest küljest ametnikud on väga vajalikud, et ilma nendeta ühiskond ja riiki toimiks ja poliitikutel on kindlasti vaja neid inimesi, kes poliitikaid ja rahva mandaadi alusel tehtud otsuseid ellu rakendaksid. Et kindlasti selle omaaegse Riigikogu liikme ja ministri kogemuse pealt oleks võimalik mingit nõu anda siinkohal. Muidugi. Mina saan anda ainult oma tagasihoidlikke tähelepanekuid ja minu esimene tähelepanek on see, et juhtidest algab kõik. Ehk siis nii nagu avalik sektor ei saa mitte kunagi minna pankrotti. Sisuliselt ei saa minna pankrotti, eks. Isegi suured riigid, Ameerika Ühendriigid on võlgu sellise summa, mida me ei oska siin sõnadesse panna, eks. Aga ta ei lähe pankrotti. See tähendab, et avalikus sektoris algab sisuliselt kõik ja lõpeb kõik sellega, millised on juhid ja millised on nende juhtide nõudlikkus. Ehk siis see, kuidas juhid ees, nii alamal seisvad ametnikud järel ja selle tõttu ma arvan, et meie pisikeses riigis väga palju sõltub sellest, millised juhid on siis sattunud ette otsa. Poliitilised juhid. On nii poliitilised juhid, ja see nüüd puudutab kogu seda poliitilist plejaadi, mida me täna Toompeal näeme, eks ju, aga kindlasti ka mittepoliitilised, ehk siis tippametnikud, kes juhivad erinevaid ametkondasid, nii riigis kui omavalitsustes, nende kvaliteedis sõltub väga palju. Ja ma arvan, igaüks saab neid näiteid tuua, kuidas tegelikult ühe või teise juhi nõudlikkus, eeskuju ja eesmärkide seadmine ja tulemuste nõudmine on tegelikult pannud ametkonna tööle nii, mida võib-olla varasemad juhid ei ole suutnud. Nii et selles mõttes see ametnike riik sõltub väga paljuski sellest, kui suure südametunnistuse ja suure tahtejõu ja juhtimisvõimekusega on tegelikult juhid. Nüüd teine probleem, mis puudutab seda ametnike riigi pidevat suurenemist, ega Eesti ei ole siin ju kaugeltki mitte üksi, et ametniku riigi tuum ikkagi Euroopas on Brüssel. Ja kui täna ja juba aastakümneid on süsteem, kus 10 000 ametnikud on eluaegsed. Ehk siis nende ametnikega tegelikult ei juhtu mitte kui midagi. Ja nad sisuliselt ei vastuta suurt mitte millegi eest, kui nad ka eksivad. Kui nad ka seavad kodanikele vääraid juhiseid või veel hullem piiranguid, sest paratamatult Brüsselis võim on suure ametkonna käes, siis sealt algab see väga tõsine probleem ja väga tõsine hoiak. Ja muidugi, ärme unustada, et Euroopa Liit loodi majandusliiduna selleks, et edendada Euroopa riikide omavahelist koostööd, kaubavahetust, infovahetust, teenuste vahetust ja nii edasi. Tänasel hetkel me oleme jõudnud sinna, kus üha enam me kuuleme seda, kus regulatsioonid jõuavad liikmesriikidesse, aga liikmesriigid ei soovi seda. Nad ei soovi näha selliseid regulatsioone, nad ei soovi neid aktsepteerida. Me oleme juba rääkinud sellest vihakõne seadusest. Euroopa Liit isegi tungib kriminaalõiguse, karistusõigusliku pädevusse, mis ei ole mitte kunagi ja ei tohigi mitte kunagi olla majandusliiduna loodud Euroopa Liidu pädevus. Nii et
sealt algab tegelikult see hoiakuline probleem, mis siis kandub edasi kahjuks ka liikmesriikides, kus ametnikud tunnevadki, et näete, et meie võime siis ka ju. Ja me võime olla kas natuke liiga agarad või siis panna veel mõnda vinti peale. Aga ma arvan, et see kõige põhilisem küsimus, kuidas seda teemat lahendada, on olla hästi nõudlik poliitiliste juhtude tasandilt. Rahvas valib poliitilised juhid määravad siis need ametkondlikud juhid. Et professionaalsust nõuda ja väga tugevat tulemuskesksust just nimelt ametkondade juhtide käestes, ainult nendest sõltub tegelikult see, kuidas need ametid toimivad ja kuidas maksumaksja raha kasutatakse. Aga poliitikutest rääkides siis ma vaatan ajakirjanikuna, kuidas üks valimistsükkel teise valimistsükli järel erakonnad otsivad uusi liikmeid, uusi kandidaate, inimesi, keda võiks panna valimisnimekirjades sellistele kohtadele, mis viiksid nad Riigikokku või siis täitevvõimu juurde ja nad ei leia neid. Inimesed ei tungle just nagu massiliselt poliitikasse. Ja see on kestnud nüüd tänaseks, ma arvan, et mingi julgelt 20 aastat. Täpselt, nii see on jah. See tähelepanek on õige. Ei tungle jah. Ja nüüd ongi see küsimus, millele ju peavad poliitilised juhid otsa vaatama, et miks see küll niimoodi on. Et loomulikult meil on väike riik, meil on vähe inimesi ja meil on vähe tegelikult selliseid persoone, kes tahaksid hoolimata kõikidest karidest võtta selle vastutuse, eks ju, ja minna siis poliitilist juhtimist teostama. Ma arvan, et otse öeldes siis väga paljusi inimesi peletab eemale toksiline õhustik. Toksiline õhustik poliitikas, kus on väga palju ärapanemist ja loomulikult ka meediapeksu, millele saavad osaks ju need inimesed, kes võib-olla heas südames tulevad poliitika juurde, tahavad parlamenti kandideerida ja siis, kui nad saavad esimese ämbritäie endale kaela, siis mõtlevad juba väga mitu korda järele, kas nad järgmine kord kandideerivad. Seepärast, et inimesed ei ole sellise asjaga harjunud, eks ju. Tavalises teistes sektorites ei toimu midagi säärast. Ma ei ole selles väga kindel, et ma kujutan ette, kui me rääkisime siin mõne haigekassa endise juhatuse liikme, kes ütleks, et ei, et poliitikutel on kõik palju lihtsam. See haigekassa juhatuse liige sai ämbritäie. Poliitilise juhtimise juures olevad inimesed, kes võib-olla teevad ka oma tööd südamega, saavad sellised ämbrid tõenäoliselt mitmeid ja mitmeid. Aga see on kogu aeg niimoodi olnud, et see ei juhtunud piltlikult öeldes aastal 2005, eks ju, et see on olnud algusest peale tegelikult, et võib-olla inimesed ei mäleta, aga meil on laulvast revolutsioonist selline kaunis ja lilleline ettekujutus tegelikult poliitikud omavahel ja ajakirjandus ja et see oli ikkagi väga terav kohati ja ma kujutan ette, et ka tollest põlvkonnast väga paljud poliitikud võivad öelda, et ma sain iga nädal selle ämbri endale kaela. See on õige. Ja nüüd uusi inimesi poliitikasse juurde. Aga paneme siia nüüd juurde need samad teised elemendid. Esiteks, 70-80% regulatsioonidest tuleb Eestisse Brüsselist. Ehk siis need inimesed, kes tahavad võtta vastutust, eks ju, on südametunnistusega, tahavad tulla poliitika juurde, kõigepealt mõtlevad, aga vabandust, kui palju minust üldse sõltub siin riigis? Jah, õige, me arutasime just praegu, et on mitmeid niinimetatud euroopalikke algatusi, kahetsusväärseid algatusi, millega Eesti ei ole nõustunud ja see on sõltunud sellest, et Eesti on hoidnud oma liini. Ja siin me võimegi anda heas mõttes sisendi kõikidele nendele, kes saavad aru, et õigusi on mõtet kaitsta, vabaduste eest on mõtet seista, Eesti majandust on mõtet kaitsta. Ja nüüd me tuleksime ühe teema juurde, mis minu arvates on Eestis nagu üks kõige kesksemaid väljakutseid. Ja see on kindlasti rahvastik ja sündivus. Ja ma võib-olla käiks välja siin võib-olla mõned tähelepanekud, mis seda suurt väljakutset ja suurt pilti nagu puudutavad. Eesti ja Euroopa trend on äärmiselt negatiivne, ehk see tähendab, et sündivus väheneb. Euroopas on 500 miljonit inimest, immigratsioon on tõusnud siin viimase 10 aastaga väga kõrgeks ja on ohustama turvalisust paljudes Lääne-Euroopa riikides, aga eurooplaste endi sündivus on äärmiselt madal. Nüüd, mida selleks teha? Maailmas on näiteid tegelikult sellest, kuidas on võimalik teatud hoiakute
ja põhimõtete muudatusega tuua kaasa ka isegi sündivuse suurenemist. Mina tooksin siia nendeks näideteks Gruusia, Mongoolia, aga eriti Iisraeli riigi. Ja mida nemad on siis teinud teisiti? Võib-olla isegi teisiti ei ole õige öelda, aga siin on teatud kultuurilised hoiakud ja põhimõtted ja see kõige olulisem põhimõte, mis minu arust Eestile on väga tähtis, ja mis on meile ajalooliselt omane, on tegelikult emaduse staatuse tõstmine sellistesse kõrgustesse, et kõik poliitiline juhtkond, president, kõik muud ametikandjad peavad sündivust, rahvastiku kasvu, emaduse austamist riigis üheks kõige olulisemaks, mida esile tõsta. Ma toon mõne näited nendes samas riikides. Mongoolias on, kus summaarne sündivuskordaja on jõudnud sinna üle 2,5, 2,5, 3 vahele, on president ise see näiteks. Ma toon ainult üks näide, eks ju. President ise see, kes annab välja spetsiaalselt tunnustusi paljulapselistele peredele, nende emadele, 4-lapselistele, 6-lapselistele. Gruusias, mis on ortodoksne riik, patriarh isiklikult võtab vastu neid emasid, kes on paljulapseliste perede siis juhid ja loomulikult selle kogu viljakuse loojad. Aga Iisraeli riik, mida on toodud minu arust mõnes kohas isegi näiteks, Eestis ma ei ole seda tähele pannud, on väga silmapaistev ühes mõttes. OECD-s on 38 riiki, 37 riigil on sündivuskordaja tegelikult alla siis taastamismäära. 1,1, 1,5 juures. Lõuna-Korea, kes on pannud 200 miljardit viimase 20 aasta jooksul sellesse, et pakkuda rahalist tuge siis erinevatel viisidel perede ja nii edasi, on sündivuskordaja 0,7. Aga Iisrael, kus kultuuriliselt on just nimelt kõikidele ühiskonnaliikmetele selge, et rahvastiku juurdekasv on kõige tähtsam. Sündivus on ülitähtis. Ja kultuuriliselt kõikidel tasanditel tegelikult seda rõhutatakse, alates, ma ei tea, celebrititest kuni riigijuhtideni, OECD riikidest ainukesena, kellel on sündivuskordaja silmapaistev 2,5, 3 vahel. Ja olukorras, kus tegemist on haritud riigiga, tegemist on riigiga, mis on pidevalt sõjajalal, eks ju, aga need kuidagi ei takista sündivust, vaid vastupidi. Kõik hindavad, et rahvastik peab jätkuma, rahvastikul peab juurde tulema, järeltulevad põlved on väga tähtsad ja see igal juhul tasub kõigil ära. Nii et ma viskaks sellise mõtte lihtsalt üles kõikidele, kes haakuvad, et minu hinnangul rahvastiku teema Eestis tuleb võtta väga tõsiselt sellest aspektist nagu luubi alla, et mitte ainult ja kaugeltki mitte rahalised soodustused ei ole määravad, vaid ikkagi see ühiskondlik staatus ja sellele saavad aidata kaasa eelkõige poliitilised juhid ja kõik need, kes siis on siis Eesti riigi eestvedajad. Ma tuleks ikkagi selle oma küsimusele tagasi, et kuidas neid uusi inimesi, kellega koos siis ka näiteks sellised ideed võiksid poliitikasse jõuda, et kus nad peaksid sinna poliitikasse tulema? Meil on ikkagi, ma arvan, mingisugune struktuurne probleem sellega, et väga lihtsalt öeldes, et miks üks inimene, kellel on mõtteid, peab minema ja kandideerima, astuma erakonda. Tal ei ole nagu tänases Eestis ilmselt liiga lihtne seda motivatsiooni leida, et kas midagi peaks nagu ümber tegema, et kas peaks, ma lähen väga lihtsate lahendust, kas Riigikogu liikme palk peaks suurem olema, kas sarnaselt sellele, mida 2009 välja pakuti, aga mis kuhugi jõudnud peaks olema parlamendisaadikutel oma meeskond maksumaksja kulul mingisuguse büroo näol, eks ju, kas, ma ei tea, peaks tegema mingisuguseid muudatusi, ma ei tea, kuidagi erakondade rahastamises. Need on sellised erinevad võib-olla väiksemad elemendid, et ma arvan, Riigikogu liikme palgal ja valitsusliikme palgal ei ole häda mitte kui midagi. See on see klassikaline poliitiku vastus muidugi. Mina arvan, et on muide. Mina isiklikult arvan, et tänases Eestis enam ei ole. Ma arvan, et ei ole. Me teame, et need palgad on seotud ju suurepärase kordaga. Ometi me ei näe, et väga palju inimesi tahaks poliitikus hakata. Jaa, aga see ongi see vastus, et rahas ei ole küsimus.
rahas ei ole tänases Eestis enam küsimus, miks inimesed ei taha poliitikasse minna nii palju, kui me võiksime eeldada. Vaid küsimus on hoopis, ma arvan, ikkagi mujal. Ehk siis tegelikult, kui küsida paljude võimalike ütleme arvamusliidrite käest, nii edasi, et vabandust, et aga miks te olete väga aktiivsed, te ütlete välja oma seisukohti, et aga miks te siis ei taha minna nii-öelda teostamise juurde. Siis reaalselt vastus päris hulgal on kindlasti see, et nad arvavad, et nemad omavad näiteks mõju parteipoliitikast väljas olles rohkem. Mis on ekslik tegelikult. Aga ei pruugi olla, aga mingil kuul ka ei pruugi olla. Ehk siis vaadake, kui parteipoliitikast väljas olevaid inimesi ja nad on ühiskondlikult aktiivsed, siis nende kaalukas sõna võib tähendada väga palju. Ma siis esitan veel ühe provokatiivse mõtte teie mõtetele lisaks. Mina arvan näiteks, et Eestile tuleks väga kasuks. Nüüd mitte võib-olla selle probleemi lahendamises, millele te viitasite, et kuidas tuua siis nii-öelda uut verd poliitikasse, tuleks väga kasuks, kui me kuulaksime rohkem ja annaksime teatud kaaluga meie ühiskonnas kogenud isikutele, ehk siis nii-öelda vanematele. Ma arvan, et Eestis võiks olla 2 koda. Parlamendi juures. Parlamendi 2 koda ja vabandust. Ja, ma arvan, et Eestis võiks olla ülemkoda, kus oleks, mida me tegelikult nimetaksime vanemate koguks. Ma arvan, et Eestile võiks see kujuneda kainestavalt, sest tänases Eestis on sisuliselt ainult president, kes teatud väga kitsastes oludes võib öelda, et vaat see emotsionaalne seisund, milles parlament viibis ja võttis vastu mingisuguse pöörase piirangute seaduse näiteks, ma lihtsalt sellega ei nõustu, sest see ei ole põhiseaduse kohane. Ehk meil on üks persoon presidendi näol, kes saab siis turmtulet ja rahet, kui näiteks järgmine koroonakriis meil aset võtab ja kes ei nõustu ühiskonda lukustama. Aga kui selle asemel oleks vanemate kogu, kes soliidse, rahuliku häälega ütleb, et vabandust, tuisupead, vabandust, emotsionalistid, mõtleme natuke järgi, mida tegelikult toetavad faktid. Me ei hakka ühiskonda lukustama ja kahju tegema sellepärast, et teie arvate, et teie võib-olla sotsiaalmeedias saate mõned klikid juurde. Või olete lihtsalt vajunud mingisuguse hirmurüppe ja ei suuda tegelikult mõista, mis toimib pikemas perspektiivis ja mis ei toimi. Nii et miks mitte selgelt nagu kaalutleda seda, on paljud ühiskonnad, mis hindavad väga palju vanemate ja kogenud ka riigimeeste panust ja nende sõna. See ei pea olema kuidagi jällegi mingi tasustatud positsioon, vaid kõige olulisem, et talle antakse kas või mingisugune funktsioon selleks, et ühiskonnas toimiks eelkõige põhiseaduses sätestatud põhivabaduste ja õiguste kaitse. Ken-Marti Vaher, ma tänan selle intervjuu eest. Tuletan meelde, et saatejuht oli Anvar Samost. Järgmisel reedel järgmine Vikerraadio reedene intervjuu, siis juba teise saatejuhi ja teise saate külalisega. Seniks kõike head.